rääkisime teiega eile telefonis ja te ütlesite, et teil on mure, mida te ei soovi telefoni teel arutada. Ja just, seda arvestades kõike seda toimunut, ega siin ei julgegi midagi telefoni teel enam rääkida. Mul on üks sõber, kes siin ajakirjandus on seostatud korduvalt nagu allilmaga või Eesti maffiaga või kuidas keegi nimetab, eks. Ise on alati selleks naljaks nagu pööranud ja isegi oleme koos teinud nalja, et äkki kuulatakse meie telefoni pealt või midagi. Tuleb välja, et Eesti politsei ongi pealt kuulanud mu sõbra kõnesid. Ja teie kõnesid talle siis ka seega? Just, ma oleksin pidanud olema ettevaatlikum, et arvestades sõbra staatust aga sõber ise viis selle teema edasi ja kogemata niimoodi oligi. Samas ma poleks ise uskunud ka, et midagi niisugust võib üldse sellest tulla, et niisuguse asja eest võiks trahvi teha. Millest te siis rääkisite? Kus nüüd alustada? Mul on siin Tallinnas ühes korteris ja meil on väike korterimaja. Mingil põhjusel ma lasin ennast sinna korteriühistu juhatusse valida. Talve lõpus ei olnud ühistul enam mingid rahased, et lume äravedu korraldada ja jääpurikaid eemaldada. Õnneks midagi juhtunud ka, aga sõber ikka mulle mainis, et need jääpurikad on ikka väga ohtlikud, et need tuleks ära koristada, et need on inimestele ohtlikud. Ma ütlesin talle, et siis see talve tegelikult need jääpurikaid üldse ära ei korista. Ma oleksin teadnud, et sellised niisugused tagajärjed on, poleks rääkinudki. Jah, Tallinna linna heakorra eeskirjade kohaselt peab jääpurikat tõesti majaomanik ise ära koristama ja selle kohustuse rikkumise eest võib trahvi teha. Paraku nii läkski. Mupo tegi korteriühistule trahvi. Kirjutavad siin, et korteriühistu ei täitnud heakorra eeskirja. Kõige kummalisem on see, et trahvis endas on välja toodud, et kuigi nad käisid kortermaja juures, siis nad sel kuupäeval jääpurikuid ei tuvastanud. Samuti ei ole mitte midagi öeldud, et mina jätsin midagi tegemata või. Seal on üksnes etteheide korteriühistule endale. Millele tuginedes nad siis trahvi tegid? Kas sellele samale kõnele tuginedes? Jah. Nüüd pöördungi teie poole, et kas selline olukord on õiglane, et äkki saaks midagi selle trahvi suhtes ette võtta.